Õige pea lähevad siis need 2 meest sinna üles, tegelikult 3 meest, 3. mees on ka seal veel täiesti olemas, Mart Mikson. Ja eks siis me loodame antud hetkel kõige rohkem nende peale. Nii, aga palun, teine mees, kes praegu ka üles läheb ja kes oli valmis kõnelema, Priit Põder on siin, volikogu liige, palun. Hea rahvas, head sõbrad, te olete kõik väga julged inimesed, kes täna olete siia kohale tulnud. Paljud, kes on elanud eelmise riigikorra all, on muutunud väga ettevaatlikuks ja tagasihoidlikuks ning meie, Eesti inimesed, ei julge väga tänavale tulla, kartes avalikult avaldada oma arvamust. Tihti avaldame oma meelt ja mõtteid ainult väikeses pereringis või sõpradega saunalaval, kuid enam pole Paides saunagi. Seetõttu ongi jäänud ainus võimalus tulla tänavale linnavalitsuse ette, et näidata kõigile meile, et meie Paide inimesed oleme ka olemas, et meie oleme siin ja me tahame, et meiega arvestatakse, meid kuulatakse ja alles seejärel otsustatakse. Paljud arvavad, et sellest pole kasu, aga teadke, et on, sest pidevalt meelde tuletades neid nimesid, kes teevad inimeste rahakotte tühendavaid otsuseid, hakkavad ehk linnavolinikud oma peaga mõtlema ja saavad aru oma tegudest rahva ees ning ei allu ainult võimul püsimise nimel erakonna käskudele. Eelkõige koputan valimisliitude ja eriti koalitsioonis oleva valimisliidu Paide inimeste linn volinike südametunnistusele, et nendel volinikel, kes lubasid enne valimisi käituda oma peaga mõeldes, siis nüüd on see võimalus olemas. Näita oma pead, näita oma pead. Kohe tõstetakse maksu, võib-olla, mille tõstmine on kohaliku omavalitsuse pädevuses, meie linnavolinike pädevuses. Tõstetakse maamaksu. See on üks väheseid makse, mis laekub 100% kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Linna eelarve hallaseisu tõttu on otsustatud minna ka Paide linnas maksude kallale. Kui riigis on otsustatud, et maksudega väga ei mängita, siis Paide on otsustanud pista käe linnakodanike taskusse. Eriti mõjutab see põllumajandusettevõtteid, kelle olukord on kujunenud väetiste, elektrihindade ning kütusehindade tõusu tõttu väga raskeks. Riik ega linnavalitsus ei ole oma nahal saanud tunda ettevõtete ja väikeettevõtete mitmeaastast kriisikogemust, kus koroonaperioodil pidid paljud ettevõtted jääma ilma müügikäibest, koondama inimesi, panema uksi kinni. Omavalitsuse palgad maksti välja 100%, kuid nüüd karistame neid, kes on niigi kannatanud ning võtame ära ka selle viimase, sest küll nad hakkama saavad. Said enne ja saavad nüüd ka. Ei ole nii. Uus kriis on käes. Täna on tõusnud elektrihinnad, mis paljudele tähendab 3-4-kordset hinnatõusu. Pidevalt ja kiire tempoga kasvavad toiduainete hinnad, mis mõjutavad kõikide inimeste rahakotti. Ettevõtetel on endiselt raske. Veel ei ole jõutud taastuda koroonakriisist, kui algas elektrihinna tõus. Tõsi, kohalikul omavalitsusel ei ole võimalik elektrihinna tõusu kuidagi peatada, kuid saab arvestada ja hinnata olukorda ning sellest tulenevalt mitte tegema otsuseid, mis raskendavad inimeste ja ettevõtete olukorda ning leidma teisi kokkuhoiukohti. Eelarvet ei pea lappima maamaksu tõusuga. Maamaksu hinna tõstmisega näitame oma inimestele, et meid ei huvita, mida te sellest arvate. Meie teeme ikka nii, nagu tahame. Paraku see just nii ongi, et ei suhelda inimeste ja ettevõtetega. Enne otsuse lauale toomist ei ole kohtutud sellel teemal põllumajandusettevõtetega, et küsida, kuidas see mõjutab nende tegevust, kas on mingeid muid võimalusi ja nii edasi. See ei ole esimene kord, kus enne oluliste otsuste tegemist ei arutata ettevõtetega, kogukondadega, inimestega. Olgu siin näiteks kas või Sargvere lasteaia sulgemine. Tänane meeleavaldus ei tähenda ainult protesti maamaksu tõstmise vastu. See on palju enamat. On viimane aeg alustada suhtlemist linnakodanike, kogukondadega ja ettevõtetega. Volikogusse peavad edasi jõudma ainult need eelnõud, mis eelnevalt on saanud huvitatud isikute heakskiidu või kooskõlastuse. Meie EKRE volinikud oleme korduvalt teinud erinevad ettepanekuid kõnepuldis ja komisjonides, kuid asjata. Enne valimisi lubasid enamus erakondi avatud juhtimist ja kaasamist, paraku seda pole juhtunud. Endiselt loodame linnavalitsuselt paremat suhtumist oma inimestesse. Näidake oma palet, volinikud, näidake oma kätt ja pead. Täna aga ütleme üheskoos,
maamaksu tõusule Paide linnas, ei, maamaksu tõusule ei, maamaksu tõusule ei, maamaksu tõusule ei. Aitäh! Me saame veel paremini. Kuidas see kõlaski nüüd? Maamaksu tõusule ei. Kui ütleme veel korra, maamaksu tõusule ei, maamaksu tõusule ei. Nii, seda kõike on kuulda. Seda kõike oli ka arvatavasti sinna kuulda. Antud hetkel on siis veel 10 minutit aega selle momendini, kui seal hakatakse otseselt rääkima sellest, et kuidas see asi edasi saab minema. Ja ütleme nii, et eks teie kohalolu siin määrab ka selle ära, kuidas asjad edasi hakkavad minema. Meil on praegu siin selline olukord ja seda ma olen ka raadiosaates, kui me oleme rahvakabinetis istunud, me oleme pidevalt rääkinud sellest, et lõppkokkuvõttes on igal asjal oma aeg. Ma küsin teie käest, kas praegune aeg on hea erinevate maksude tõstmiseks veel lisaks? Ma ei kuulnud vastust. Öelge teie, kas on või ei ole? Miks ei ole? Noh, vot ei ole hea. Sellepärast just, et praegusel hetkel, kui hakatakse midagi tõstma, tuleb see ikka millegi arvelt. Kas lihtsam on kulusid kärpida ühes asutuses või makse tõsta? Antud hetkel oleks tegelikult kõige sobivam sellel majal, mis meie selja taga siin on ja kellele teie neid plakateid ka näitate, et oleks kõige sobilikum see, kui nad kärbivad omal siin kulusid. See on mõeldav asi, kuidas teha niimoodi, et kulusid kärpida. Ja seda mitte teiste inimeste arvelt, vaid pidamise arvelt, sest lõppkokkuvõttes igal asjal on oma mõõt. Kui on niimoodi, et meil nõutakse, et tõstame nüüd maamaksu ja samas on näiteks erinevatel siin linna valitsejatel tõusevad palgad, siis kuidagi see asi läheb väga kääriks. Mis te ise arvate? Nii on. Sest lõppkokkuvõttes millegi arvelt see maamaksu maksmine tuleb ja kui abilinnapead ütlevad, et näiteks või abilinnapea idee on, et selle maamaksu abiga saab 35 000 eurot võita, aga see tuleb kellegi arvelt. Lihtsam oleks see linnapea sellisel juhul ju lahti lasta. On ju? Kui on paremad ajad, võtku kas või 3 abilinnapead. Aga praegusel hetkel, kus loetakse nii-öelda kõiki sente, kus lasteaiad peavad elektri ja paljude muude asjade pärast pead sügama, et kui palju nad peavad maksma selle eest, kui ütleme, lapsed ei saa elementaarsel moel isegi sooja basseini minna, millest me täna ka kuuleme, siis järelikult on mingisugune asi paigast ära. Mingisugune asi on kuidagi paigast.